põnevad mängumaailmad leiad Kuulbetist. Kuulbett, alati mängus. Tere tulemast kuulama NBA saadet Kuulbeti 6. viga. Plaksutame Ottole, Otto sai pihta saate nimele lõpuks. Kuule, kuulama Kuulbeti 6. No see kõlab. Rongirattad ragisevad. Esiteks ütleme kuulama ja vaatama. No aga kes see meid... Ja lehvitame kõigile, kes vaatavad. Vaatavad paljud. Üle 1000 inimese vaatavad iga kord. Paar tükk ikka, no. Targem oleks meid kuulata, mitte vaadata. Miks? Sest me räägime tarka juttu, aga kaubanduslik välimus vahel jätab soovi. Ära nüüd ütle mind. Tagasihoidlikkus on voorus. Ilu on sa oled väga ilus mees, Erki. Ei, nägus pead ütlema. Mis sa nüüd? Kaks asja, millega siin mitte midagi ei pidanud elus pihta olema hakata, pidi olema mehe ilu ja koera sitt. Aga midagi ilusat, mis me hakkame rääkima, siis... Jah, tegemist on kõige tulisema NBA saatega. Ma arvan, et siit tuleb ikka päris terav ütlemine kohati. Tulisema NBA saatega siin koduse mulla kameral, sest meil on täna võtame ette selle NBAs toimunud ründeplahvatuse viimase 10 aastal ja kuupäev on 7. veebruar, kui me siin stuudios oleme, neljakesi Henri, Ardo, Erki ja Otto. Ja ma ütleksin enne, kui ma täitsa alustame, siis me eelmise saate tegime juba vahetuse ja natuke mainisime, siis tõesti juba on üks vahetus toimunud. Utah Jazz saatiski Simone Fontecchio Detroit Pistonsile, nii et ralli algas ja... siis fantasy managerid nüüd Fontecchio jahile. No kui nad kuulevad seda saadet... Siis on hilja juba. Siis on ammu hilja. Aga ma alustaksin hästi pisikese monoloogiga. Ütleme 11 aastat tagasi võitis Memphis Grizzlies mitu mängu 80 punktiga, kui ta ise skoorisid 76, 81, 82, 85 punkti ja nad võitsid mitu mängu niimoodi. Nüüd, viimasel paari nädalal on visanud Doncic 73, Embiid 70, Devin Booker 62, Karl Anthony Towns 60, üle 60, Anthony Simons, PJ Washington, kõik viskad üle 40 punkti ühes mängus. Curryl oli ka 60. Curryl oli ka 60, kus paljud neid kaotasid need mängud. Enamus ei kaotasid. Jah. Võib-olla veel natukene numbreid, et 10 aastat tagasi Los Angeles Clippers juhtis NBA-d skoorimisest 108 punkti mängust. Nüüd, kui nad tuleksid selle ründega tänapäeva maailma, täpselt kõik kes oli Clippersil samaks, nad oleksid selle keskmise skoori näitamiseks 108 punkti mängust 29. kohal terves liigas. Tanktiim. Ja see nende efektiivsus oleks 25. kohal terves liigas. Viimase 10 aastaga on toimunud NBA's samasugune plahvatus, mis toimus alates 2004. aastast kuni 2012. aastani, kui Phoenix Suns koos Mike D'Antoni ja Steve Nashiga juhatas sisse uue ajastu. Viimase aastaga on keskmine visatud punktide arv kasvanud viimase aastaga 4 punkti võrra keskmiselt, kus juures see number kasvab tavaliselt, sest hooaja teises pooles skoorid kasvavad tavaliselt. Praegu on meil 45 mängijat NBA-s, kes viskavad keskmiselt 20 punkti või rohkem. Nende seas on ka Terry Rozier, Kyle Kuzma ja Cam Thomas. Me oleme päris pöörases ajastus ja kuigi mängu tempo on natukene kasvanud, siis mis on kõige enim muutunud viimase 10 aastaga? Ei ole niivõrd isegi tempo, on see, kui efektiivseks on kõik viskeprotsendid läinud peaaegu kõigil tiimidel. Kui sa vaatad seda 300%, see on kasvanud mühinal, vabaka protsent on kasvanud liiga tiimidel mühinal, ka lihtsalt viskad väljakult on kasvanud mühinal. Ja mis veel enim on muutunud on see, et mäletate aastal 2013-2014, kes on natukene vanemad mehed, tollel hetkel siis James Harden ja Daryl Morey juhatasid sisse uue ajastu nimega Moriball. Ma viskasid keskmiselt 26,63 siis mängu kohta ja nad kõik vaatasid, mis asja nad teevad, et mis siin toimub, see on nagu täiesti võõras mäng. Tänapäeval on viimasel kohal NBA-s 3 punkti visatud arv, nagu 3 punkti visatega on Los Angeles Lakers, kes viskab keskmiselt 30,1 kolmest mängu kohta. See on 4 võrra rohkem, kui seda tegi 10 aastat tagasi Houston Rockets, kes oli tollekil juhtis liigad mäe kõrguselt. Nii et see just see võetud 3 arv pluss efektiivsus viskamisel on 2 suurimat argumenti, aga nüüd... Sinna on koer maetud. Sinna on koer põhimõtteliselt maetud, aga meil on selle teemaga veel palju rääkida ja ma tean, et Ardo siin tahab kindlasti ka sõna võtta, ma annan teatepluga üle Ardole. Miks minule? Sest mulle tundub, et sa tahaksid hakata mingit saagi võtma ette. Vot,
No, sa juba ütlesid, et oi kui tuliseks läheb, no hakka siis pihta. Jaa, aga ütleme niimoodi, et kui me vaatame visete arvu, siis võtame tagasi... Mis konspekt näitab? Ja, rahu. Kui me võtame tagasi, ma panen endal õiged lahtrid uuesti ette, siis 10 aastat tagasi tulistati ühes mängus 15-3 vähem peale kui praegu. Ja üleüldse vähem peale 7 viset mängus. Ja see vahe kasvab hoogsalt praegu, et see ei ole niimoodi, et võib-olla pidurdunud midagi hooga, ei, see peale visete arv on rõvedalt kasvanud. No eriti kaare tagant. Ja kust me nägime seda kaare tagant kasvavat nagu nii-öelda viskeisu, eks ole, et see tegelikult on see liiga enda taotlus olnud, et liiga on teinud kõik selleks, et oleks rohkem punkte, oleks rohkem seda ründemängu ja kaitsta neid mängijaid siis, kes seda teeksid reeglitega. Ja kogu see liikumine nagu on olnud nagu selles suunas, et ma vaatasin selle neetud saate jaoks, mida me praegu teeme, vaatasin ära väga pika ja väga igava filmi selle kohta, kuidas NBA on muutnud oma reeglid läbi aegade ja blä. Need kohtunike filmid on ka jubedad. Kohtunike filmid jaa, aga seal on nagu see, et põhimõtteliselt see film võtab ära kõik argumendid nende käest, kes hakkavad mulle rääkima mingi 6-70 mingisugustest tulemustest, sest see ei ole adekvaatne jutt üldse, sest et see on adekvaatne jutt ainult selles mõttes, et need superskoorid ei ole midagi uut NBA jaoks. Ainult selles mõttes. Ainult selles mõttes. Aga reeglid olid tollal nagu kui sa tõstaks selle mängu täna mulle korvpall ja kivipall. Jah, see on nagu täitsa nii erinevad asjad, et ma ütlen, see on nagu nii erinev asi, tõenäoliselt tänapäeva korvpallur jookseks nagu rõvedate vilede saatel ainult üle selle väljaku seal, sellepärast, et mitte publiku, vaid kohtunike poolt, sellepärast saaks iga laks ära seal. Ei no jaa, aga ma lihtsalt ütlen, et minast üks asi, mis ma arvan, et seda paljusid inimesi häirib selle ümber ründeplahvatuse juures on see, et paljudele tundub suuresti 90-ndate ja 80-ndate ja 0-ndate mõjutuse tõttu, et õige korvpallimäng peaks olema niisugune, kus 100 punkti on niisugune, kus võiks nagu justkui need skoorid olla, et niisugune 100 punkti kannis, et siis nagu jääb mulje, et on ikkagi kaitset mängitud, on rünned mängitud ja siis on nagu justkui asjad nagu enam-vähem õiges joones. Ootuspäraselt. Jah, sest inimesed mäletavad, et All-Star mängud olid kunagi need, kus need skoorid läksid 140 ja 130, mitte nagu põhimängud. Ja mitte veel väga palju aega tagasi olid All-Star mängud 120 punni, 124, 128. Ja, aga siis oli see ida-lääne vastasseise, nad võtsid seda mängu tegelikult üsna tõsiselt. Vähemalt 4. veerandal mängiti kaitset. Ma just ütlesin siin saate alguses, et 11 aastat tagasi Memphis Grizzlies võitis mänge 8-4 punktiga. Aga ma ise ütleks seda, et tegelikult minu jaoks, see on nüüd minu isiklik, minu jaoks see hea maitsepiir, vaadates statistikad, neid aastaid ja kuidas korvpalli mängitud on, siis see hea maitsepiir minu jaoks on kuskil 108 juures. See on niisugune väga kummaline number, aga see lihtsalt läbi nende igasuguste hooaegade vaadates, kuidas tol ajal korvpall välja nägi näiteks, või kuidas ta nüüd välja näeb või mis see hea maitsepiir tõuseb sellepärast, et tänapäeval visatakse kolmesid sisuliselt sama protsendiga, nagu varasemalt visati 2 punkti viskeid. Ma siis saan sulle soovitada Minnesota mänge 107 keskmiselt lubavad visata. Kusjuures Erki sa natukene ajad villast, selles mõttes, et kui ma vaatan nagu liiga üles, mis on kolmese tabavus, see on suhteliselt sama, tegelikult on viimase 8 aastat, lihtsalt see volüüm on kasvanud, aga protsenttabavus on enam sama, mis on kasvanud tohutult. Varasemalt oli 35%-ga olid sa sisuliselt snaiper, praegu 35%-ga saad mitte keegi. 10 aastat tagasi visati visked 2 punkti viskeid. Ja kes viskasid? No jah, 10 aastat tagasi visati 2 punkti viskeid, ainult 2 punkti viskeid.
keskmise 48%-ga, see on lähiviske pluss mid-range. Nüüd pannakse kaheseid üle 50. Nüüd on 55% kahesed. Jah, aga me räägime praegu seda, et 15-3 rohkem visatakse peale. Ja keskmiselt. Just, ja esimene asi, me mäletame ju seda hetke, kus see hakkas jupi haaval, kui vaata, see saab nimetada ka see statistika, kas ründama neid treeneri pinke, et esimene asi, mis ära kaotati, oli see üks jalg sees kolmene, vaata, see kõige halvem statistiline vise, mis on see pikk kahene, vaata, see kaotati ära. Selle töö tegi ära eelikõige Daryl Morey. 16-3, 4-3 viskad iga veerandajaga rohkem. So what, teed 4 korda ühel veerandajal 2 joonele ja ongi olemas. No kuule, Oklahoma City Thunder viskas hiljuti lisaajaga lõppenud võidumängust Toronto Raptorsi vastu, mis neil oli kokku 90 viset enam-vähem, nad viskasid 62, nendest oli 300, selles mõttes, et olgem ausad, päris mitme Euroopa kossuga haridunud inimese jaoks on see väga võõrasta nähtud, sa näed, kuidas nagu 2/3 visetest on kaugvis. Miks vaata nagu Baskonia mängib? No, te ilmselt mäletate ka, kuidas Eesti koondis mängis kunagi, vaata oli see iga rünnak 24 sekundi peab mängima, siis me viskasime 60 punkti, vaata, aga kui me hakkasime seda 17 sekundi rünnet tegema, eks ju, siis järsku tõusis 80 peale, et noh, see ongi see lihtne koht, kus tuleb. No ma küsiks pigem niimoodi nagu, et kas seda korvpalli, mida sina täna põhijooajal näed, kas sulle meeldib seda vaadata? Oleneb, kes mängib. Ei, selles mõttes, et kas see stiil sulle sellisel kujul meeldib, mida sa täna vaatad? Me oleme seda 10 aastat näinud juba, me oleme seda 20 aastat tegelikult näinud. 20 aastat ei ole näinud. Väga suur vahe, 20 aastat nüüd kohe kindlasti me ei ole. 15 aastat on võetud kolmesid iga aasta protsentuaalselt. No ei ole Erki ju, ma just ütlesin 10 aastat ja 15. Ma toon konkreetsed näited, ärme räägi ümmarguselt, vaata. Võtame selle Doncic'i 73 mängu, vaata, kõigil on meeles, vaata. Atlanta vastu, no. Seal, no, lihtsalt viskamine oli, no. Seal oli läbikäigu hoov, no. Ma ei ole nõus täiesti, sest ma ütleksin, et mis seal oli see, et alguses oli tõesti Atlanta Hawks on üldse üks sel hooajal üks väga nagu häbiväärne tiim, et nad mängivad kaitset ikkagi, nad mängivad kogu seda mängu selle pointiga, et sa viskasid meile, viskame sulle kohe vastu need punktid, et Atlantal on väga suke liberaalne arusaam. See on ju mõlema meeskonna kokkulepe. Mõlemad meeskonna pead seda mängima. Aga kui ma vaatasin, tegelikult Luka Doncic hakati kaitsma 2 mehega teisel poolel, hakati kaitsma lihtsalt, mis oli Atlanta Hawksi viga, oli see, kohe kui Luka süttis välja palli, siis Atlanta Hawksi meestel lihtsalt mõistusse otsa. Lihtsalt nagu lonkisid meestel sabas ja jäid hiljaks rotatsioonidega. Võtame asja kokku, korvpall on kiirelt mõtlevate inimeste mäng. Atlanta Hawksis kiirelt mõtlevad inimesi järelikult ei ole. Ja kuna Doncic ütles, et seal on lihtsam skoorida, siis ta teebki seda, mille eest talle makstakse. Ta skoorib. Kogu lugu. Minu jaoks on... Aga tulime väga Ardo küsimuse juurde. Jah, et kas sulle meeldib seda vaadata, mida sa tänasel päeval seal väljakul näed või ei meeldi, eks? Need 140 pluss loopimised, no seal sa võid ühe vaadata siin ja seal, vaata, et lihtsalt mingi loopimine käib, aga siis tüütab ära. Ses mõttes, et kui ma enne ütlesin, minu jaoks on see hea matsi piir on 108, eks ole, ja täna on Jason Kidd välja öelnud, et meie mängime 120-ga ja me tunneme selle ennast mugavalt, eks ole. Ja siis ma vaatasin seda Brooklyn Netsi mängu, mis nad täna öösel olid, siis I'm sorry, aga see ei ole enam see korvpall, mida mina nagu kunagi tohutult armastasin. Et see on liiga... See on nii laisk korvpall, kui üldse laisk saab olla, sest et kõik keskendub ainult sellele, mis on rünnakul ja kaitses Luka läheb nii läbi stiil ja mingid siuksed asjad. Et me tuleme kindlasti nüansside juurde ka, et kuidas seda mängu muutma peaks siis on või mis siis valesti on. Ja põhiline, mis ma tahan öelda ka seda, et meedias see on paratamatus, et kus Mark Cuban ka ütleb, et generalities kogu aeg räägitakse, et kogu aeg üldistatakse, vaata. Aga näiteks, kui sa võtad 120 punkti praeguse Bostoniga, mis võib olla saavutatud nii, et 4-5 meest viskab 20 punkti versus see, et üks viskab 60, siis seda, kus 20 punkti viskab 5 mees, seda on hoopis teine tera vaadata, kui see, et üks seal kõmmutab 60. Jah, aga seal ongi see, et ühe mehe kätte jääb see pall kinni ja siis tema hakkab sellega seal tonkama. Iso pall, jah. Lihtsalt patsutab seda seal. Et seda on kohutavalt igav vaadata minu jaoks. See on iso pall, jah. Jah, et see on, kuidas ma ütlen, NBA on üritanud teha produkti, mis peaks meeldima nagu sellele Mickey Mouse klaabile kõigile, eks.
aga mulle, kellele meeldib korvpalli pärast, on seda hakanud olema natuke iga aastaga aina raskem vaadata, eks ole. Ja selle tegelikult ekstreemsust isegi toimu praegu, vaid minu arust kõige ekstreemsem oli ära juba, eks see laine on üle käinud, see oli see Houston Hardeniga, kus oli PJ Tucker oli 5, mäletate? Jah, aga see oli päris karm muidugi. 7-3 nagu. Aga see, ütleme, et äga mulle see 3 volüüm tänasel päeval nagu minule isiklikult ei lähe peale nagu, et mängiks rohkem alla. Eks me kõik oleme natukene see Never Meet Your Childhood Heroes teemas aine, aga mulle natuke see Shaq ikkagi oli minu arust ikkagi võimas vaatepilt. Või Hakim, eks ju. Või Hakim, või see Pat Ewing, kellest me rääkisime eelmine saade, eks ole, et nagu seal on nagu... Aga need mehed kõik on praegu olemas liigas. Ei ole, noh. On ju, Jokic, Shea... Nad saavad vigu selle eest, kui nad liigutavad ennast niimoodi. Posti niimoodi raiuda ei anna praegu, jah. Kuule, kas Jannis ei murra... Kuule, mida Embiid just tegi Vembi vastu? Ei, no see ei ole sama. No. Okei, mina ütlen seda, et selle mõttes jah, neid mänge on kohati mitte palju, aga on piisavalt palju, et jääks võib-olla mõrumeks suhu nendele, kes igatsevad nullindate või isegi 2010ndate alguse kossu NBA-s. Aga samas pea iga nädal on mänge, tõesti on mänge, kus mängitakse päriselt kaitset tegelikult. Et OKC vist hiljuti, ma lihtsalt toon ette, seda lihtsalt mul on kõige värskamad meeles, ma vaatan ikkagi rohkem, võitsid hiljuti Pelicans ja lasksid Pelicanisse visata maksimaalselt 80 punkti ja lihtsalt, ja see ei olnud niisugune Pelicans, mis kõik mööda vabade kohtad, et ei, Lou Dort, Cason Wallace ja teised Chet Holmgren mängisid väga isukat kaitset ja mängisid kõik kollektiivset kaitset, meeskondlikku kaitset, et see lihtsalt on muutunud nagu juhuslikumaks mingil määral nagu see mängude nägemine, et sa tead, et mingid tiimid toovad selle energia pea igal teisel õhtul kohale, aga sa ei tea, millal nad toovad ja sa ei tea, kelle vastu nad täpselt toovad. Aga kas see Ardo 108, mis Kiitki välja tõi, kas see võibki olla... Ei, 120 oli Kiit, mina ütlesin 108. Aga kutid, kas see 108 võikski olla siis siuke nagu play-offi korvpalli skoor? Play-offis on isegi kurat 100 ju. Seal Miami mängud, ma ei tea. Aga samas on jälle see, et mis on selle kõigega veel muutunud nagu ja mis on minu arust nagu ka halb trend, et seda kaitsemängijat ei hinnata enam ei rahaliselt ega ka nii-öelda platsile pääsevuse suhtes põhijooajal. Rudy Gobert sai 200 miljonit. No Rudy Gobert teeb muid asju ka, selles mõttes, et ta on ikkagi, selles mõttes, et ühte asja peab ütlema, et nii kaua, kui see Houston Rocketsi see PJ Tucker number 5 välja jätta, eks, siis suur mees on eluaeg raha saanud ja suur mees saab eluaeg edasi ka raha. Okei, jätame need aiaaugud kõrvale. Ma võtangi selle kõik kokku niimoodi, et me punkte tuleb nüüd rohkem, aga tegelikult tuleb kõike rohkem. Sööta tuleb rohkem, stiile tuleb rohkem, kõike tehaks, blokke tuleb rohkem. Ma nüüd ütlen 2 asja Erkile vastu vaidlemiseks, et mind ei häiri see 3 volüüm nii väga nagu Artot häirib, aga mind häirib see, et ma vaidlen sulle Erki vastu, see 3 plahvatus, mis on toimunud 10 aastaga, isegi Scott Brooks, isegi Doc Rivers saab aru, et selleks, et meil oleks üldse mingi realistlik võidulootus tänapäeva NBA-s, me peame viskama palju 3-sid, sest matemaatika lihtsalt muidu mängib liialt meie kahjuks, et ainult mingisugune üksikud tiimid suudavad lubada endale seda, et nad viskavad palju 2-sid, ongi enam Lakers ja mõni veel. Et mis on muutunud viimase 10 aastaga on see, kui vanasti ma teadsin, kui ma vaatasin OKC, ma saan väga atleetliku korvpalli, mis on rumal korvpall, aga see on omamoodi lahe vaadata. Ma vaatan Spursi, ma saan söötvat korvpalli, ma vaatan Rocketsi, ma saan mingisugust täiesti teistsugust kossu, ma vaatan Memphis, ma saan mingisugust võitluskossu. Kui ma vaatan tänapäeval, vahetan seda League Passi, vahetan neid striime, enamik tiime mängib samasuguselt. Ainukene, mis on see vahe nüüd tänapäeval, on see, kuidas selle tiimi staar mängib ja kuidas selle tiimi nagu põhimehed mängivad. Aga see skeemid üksikute eranditega, näiteks ma ütlen, ma toongi välja OKC, ma toon välja Miami Heati, ma toon välja paar üksikut tiimi veel, aga 25 tiimi enam-vähem mängib suhteliselt samamoodi korvpalli tänapäeva NBA-s ja sellest on mul kahju, sest vanast oli mul nagu teada, kui ma vaatan Knicksi, vaatan Carmelo Anthony Knicksi, ma tean, mis ma saan, see on rõve korvpall, aga ma tean, mis ma saan Carmelo Anthony't ja tema tiimikaaslastelt. Nüüd, kui ma vaatan, kui ma võtan Pelicansi, vahetan kanalit, vaatan Atlanta Hawksi, ainukene, mis on suur vahe, on see, kuidas Zion versus Trey mängib. Kõik muu selle ümber, kõik rollimängijad samasugused.
kolmesed kaitse, välja arvatud mingid üksikud tsentrid, kes ei oska visata kolmeseid. Et see on muutunud ja sellest on kahju. Mul on nagu ka see point veel, et kui me räägime siin uutest kõrgustest ja Luka ja ma ei tea, kes viskavad siin mingeid rekordilisi numbreid, kas nad ikkagi on rekordid? Selles mõttes, et kumb on rohkem väärt, nagu kas Kobe oma või Kobe 81 siis on või siis Luka... Üle-eelmises saates juba oli see. Ja, aga seal on nagu see küsimus, et see korvpall ja need reeglid on muutunud nüüd selle, mis meil on rohkem kui peaaegu 20 aastaga, eks ole, nii palju, et minu jaoks need on täitsa tühised, sest kui ma vaatan ka veel, kuidas see tuleb, eks ole, neil, siis see ei ole see. Ma ütlen midagi vastuolulist nüüd. Mina arvan, et Luka 73 oli kõvem sõna kui Kobe 81, sest mina olen näinud seda Kobe 81 punkti mängu, ma olen, äkki kõik on näinud sind, ja nagu see oli päris kole korvpall, mida Lakers mängis selles mängu, selles mõttes, et kui te arvate, et Hardeni Rockets oli rõve, no minge vaadake see Kobe mängu üle ja öelge mulle. Teda toideti, aga Luka 73 oli see, et teda ei pidanud toitma, sest Luka on see, kes toob palli üle, ta ei andnud seda enam ärana. Okei, siis ma ütlen, et hoopis Elgin Baylori 71 on kõige kõvem. No võib kusjuures võib tõsi olla natuke. New York Knicksi vastu Madison. Ja mina tooks üldse selle, et on need põhihooaja need paugud ja siis on Jordani 63 või 69. 63 play-offis. See oli ju Bostoni, selle Larry Birdi Bostoni vastu, kui ta tuli sest jalatraumast välja. Vaata. Ainuke mäng, mille nad 4 mängust võitsid. Et see on teistmoodi, hoopis teistmoodi minu jaoks. No. Ma ei saa seda võrrelda üldse. Nagu. Unust ära Donovan Mitchell, Devon Booker 60. Ei, no Mitchell pani play-offi 57, aga okei. Ja, aga ma play-offis teenitud punktid, võt need maksavad minu jaoks. See oli mingi mitme lisaajaga mänge. Aga ma küsin siis järgmise nagu küsimuse, et kas sa muudaks midagi? Kusjuures ma pean ütlema, et ega NBA ei ole seisnud käed rüppes ja mitte midagi teinud kaitsete elu parandamiseks. Nad on nagu võtnud Rip Fruud ära, mida Kevin Durant väga palju harrastas ja Chris Paul harrastas. Nad on võtnud selle ära, et mida Chris Paul... Rip Through on siis see, kui tõstab, kui kaitse laseb käed lohakaks, siis tõmmatakse palli ülevalt alla. Jah, et see põhimõtteliselt Martsuljoonis ja muu. Jah, see on ära võetud. Teine asi, mis on ära võetud, jumal tänatud, seda Chris Paul ja Trey Young tegid pidevalt ja see hullult ärritas mind, on see, et mängija põhimõtteliselt läheb palliga jookseb teise mehe otsa ja siis nagu teeb nagu kätega niimoodi ja siis on vile, no ma ei saa aru, mis asi see oli. Aga see on ära võetud. Ma ei tea nüüd, kas oli hea liigutus või mitte see Zaza rule, et just kui see annab ründajale justkui see on nagu oluline ründaja jaoks, et keegi vastane ei tule sinna alla, samas mis me näeme on see, et selle reegli tõttu osaliselt kaitsed ei julge puutuda, sest väga, väga õrna puudutuse peale juba võetakse ära tegelikult mingisugusene vile. Et nagu see on määrast asi, mida võib-olla Saasaruul äkki tagasi pöörata. Sellega ju, mida taheti saavutada, et mängite kaitset, ja et ei vigastataks, vaata, mis on, eks ju, tegelikult tore mõte ju, väga üllas. Aga toob kaasa natuke ebasoovitud järelmõjud. Just, ja siin tegelikult, ma üritasin ka lugeda selle kohta, et vaata hiljuti nüüd on need artiklid olnud selle plahvatuse peal, miks me seda saate üldse teeme. Et siis Steve Kerr ütles selle peale, et ta mõne võrra, nagu tema on ju selle kolmeste korvpalli arhitektide seas, eks ju, et mõne võrra ta nagu saab aru sellest kriitikast, et vaat mingid reeglid on tehtud, mingid asjad on läinud paremaks sellega, näiteks see Hardeni 20 või 25 vaba ja vaata siuksed näited. On ära kadunud. See on ära kadunud, eks ju, et sa teed reegli, sa vaatad, kuidas liiga reageerib ja siis sa teed võib-olla uue muudatuse ja seda teeb NBA teeb päris hästi tegelikult. No, et ta teeb neid muudatusi ja siis vaatabki, et kui siin on räägitud peamiselt praegu 3 asjast, et kuidas nagu teha kaitsetelu natukene paremaks nüüd uues NBA-s. Esimene asi on see, millest räägitakse, et on see, et handcheck tagasi osaliselt, ehk siis mida nad mõtlevad sellel on see, et kaitsel on lubatud õrnalt puudutada nagu ründamängajat või nagu kui see ründaja murrab korvi alla. Et sa paned kuidagi käe vastu või midagi? See on sel hetkel, kui ründaja hakkab oma
suunda kummale poole ta hakkab liikuma, sa puusalt saad aru, kuhu poole ta hakkab liikuma. Et sa ei pea silmsid, et sa saad puusa, sa tunnetad kehaliselt, kuhu poole ta hakkab liikuma. Noh, see on niisugune tore mõte või iseenesest võiks katsetada, aga tegelikult ma ütleksin, et probleem lähivisetega on, aga ma ütleksin, et pigem ma laseksin perimeetril jõulisemalt kaitset mängida kui see, et seda ma just mõtlesingi, et mina pigem tahaks, et drive'id jätkuks ja ma ei tahaks, et need kes murravad alla, neid karistataks. Ei no, mingil hetkel oleks ikka väga tobedaks, et põhimõtteliselt kui sa tuled üle, annad survet, siis ongi see, et sa ühe käega puusa peal, sa ei tee talle viga, sa ei raiu midagi, sa kontrollid, kuhu poole ta hakkab liikuma. Teine asi, mida mõeldakse, on see, et defensive 3 seconds, et muuta see Euroliigaks teha või? Muuta see 5 sekundiks. Pikemaks. Ja, et pikemad mehed saavad pikemalt parkida korvi all. Muidugi NBA juhtkond arvab, et see äkki paneb kinni need pealpanekud. See mulle ei meeldiks, sest et siis panedki mingi 5 vembat maala mängima ja mis... No, kuule, siis sa ei saa äär keskele ja asju teha. Kus sa võtad 5 vembat? Okei, mitte 5 vembat, aga saad aru küll, mingi 4 koljatit ja siis üks... Kuule, kas Euroliigas on lubatud olla sul päris pikalt seal korvi all, kas sa näed? 5 sekundit, Euroliigas vaadatakse 3 sekundit ikka üsna... Jaa, aga kaitse 3 sekundit pole ju. Seal polegi Euroliigas seda. Jaa. Kiva korvpall. Ei, sa ei saa ründealas 3 sekundit olla. Ei, ründealas sa ei saa, kui sa oled ründemängija. Me räägime kaitse. Kaitse, oi jumal, istu nagu... aga NBA-s ei saa, kaitse 3 sekundit. See on see suur erinevus, mis kogu aeg ära unustatakse. Ja, aga nad astuvad ikkagi välja, et seda ei vilistata seal. Harva vilistatakse, aga väga harva vilistatakse ja ainult teatud mängijatele. Mida treenerid ütlevad, mis peaks muutuma kõige esimese asjana, ma olen vaadanud, mis on see põhiline kriitika, on see, et liikuvad katted. Et kui saaks kuidagi selle katte asja korda, siis mäng muutuks oluliselt. Aga siis saaks paljud mängijad mängida. Jah. Aga no samas, ma mõtleks, mängijad peab kohanema ka. Kas sa arvad, et päriselt, et staarid kohanevad? Et staarid kohanevad, kus rollimängijad kohanevad ka ära, nad ei ole ka kehvad mehed. Ja iga muudatus mingisuguse superstaari võib-olla tõmbab natuke tagasi, aga teise sükse peaaegu superstaari teeb staariks, vaata, sest ta oskab seda asja, vaata. No üks sage kriitika, mis on veel, mida paljud tahaksid, et muutuks ära, on siis see, et NBA muutuks karmimaks siis igasuguste jooksude ja palli kandmiste ära vilistamistega. Seda siinkohal mõtlen, ma saan sellest soovist inimlikult aru, et tõesti NBA-s on lubatud härgadele rohkem kui teistele ja selle mõttes, et kohati see palli vatsuta, mis me näeme NBA-s, ei ole üldse tuttav eestlasele või eurooplasele, mis on lubatud seal. Aga ma ütlen seda, et see ei muutu. See on niimoodi, et see nüüd sõltub täielikult, kuidas kohtunik seda näeb ja ma olen ise näinud, kuidas EM-il Horvaatia mängujuht tegi 2-kordselt, kogu aeg mitte ühtegi vilet ei tulnud, ehk siis seda ma ei usu, et NBA läbi laseb. Ja mina arvan, et nad ei peakski laskma, sellepärast, et see, olgem ausad, kuigi see ei ole nagu justkui reeglite pärane, siis see sünnitab väga palju highlight'e, mida NBA-l on väga turundada ja müüa. Sest kaitse läheb õnge ja siis ründajal on nii suur eelis, et sealt tulevadki highlight'id. Just, ja teine asi on ka see, et kas sa päriselt tahad, et kohtunikud vilistaks rohkem vilesid või? Tegelikult sa ei taha. Mäng sa ei saa niigi palju või? No aga teatud tasemel sa tahad, et oleks see põrgatamisel võrdsed reeglid kõigile, kes on see nagu see kohtunikud vilistaks rohkem vilesid. Selles mõttes, et ma võtaks seal rahulikult, selles mõttes, et kui neile öeldakse, et nii ei tee, vile peab tulema, siis mängijad tõmbavad tagasi kohe. Selles mõttes, et praegu nad mängivad nii, nagu neil lastakse mängida. Ja teine asi, mis juurde ka mõjutab, on nüüd need igasugused challenge'id ja ülevaatamised. See tähendab, et kaitsjad, vaata, sellised musta mängimist enam ei ole nii palju, sest et need asjad leitakse kõik üles, isegi kui sul ükskord läheb läbi, pärast käiakse läbi, vaadake, mis see vend teeb. Vaadake, nägite. Ja järgmine kord see vend enam ei saa teha, et selles mõttes hoitakse väga liini. Shout out Raymond Greenile, kes pingutab edasi. Kindlasti pingutab, aga ma toon ühe selle võrdluse siit üle lombi, et Euroliigas on ju hoopis teine suund nüüd kriitika tekkinud, et vaadatakse liiga palju ja nüüd on liiga palju ja mängud seisakuid on liiga palju. Kuule, see Euroliiga liiga palju vaatamine, ma arvan, et... Ei, no, ma lihtsalt toon näited, et mille pealt tõmmatakse neid saage käima. NBA-s on, et mäng visatakse liiga palju, Euroliigas, et liiga pikad on pausid. Ja, aga nad vaatavadki siis, kui on kahtlus. NBA-s nad ei lähe vaatama, sest et nad teavad, et kõik on õige, ehk siis kui isegi ei ole. Aga samas vaide teemad, vaata, toodi ju NBA-s sisse, nüüd see on igale poole see tulnud, see vaide teema. Plus siis nüüd on see, et pool aja peale, eks ju, on õige
õige vaie, saad ühe veel, eks ju, saad time-out'i tagasi, vaata, kõik see teema, see on ju okei tegelikult. On. Mina enda jaoks mõtlesin, sul on veel neid asju, mis NBA ei, mul ei ole, ma ütlen ainult oma võib-olla nagu selle teema lõpuks praegu mina oma viimase asja kommentaari, et mis muudatus ma tahaks näha on lihtsalt see, et on lubatud perimeetri kaitsetel mängida jõulisemad füüsilised kaitsetel perimeetril just. Ma arvan, et see, me saame mängu sealt natukene kolmes juurest ära, natukene kolmes ala sisse, ei tee midagi halba peale, pigem vastupidi. Mis see muudatus täpselt on? Mina ei tea, ma ei ole ekspert, ma olen NBA fanaatik ja fänn ja vaatan väga palju mänge, aga ma ei tea tõesti, mis see parim muudatus oleks, et seda teha. Võib-olla see tõesti on see, et need liikuvad katted, aga kuidas seda nagu kontrollida kohtunikul, kui mäng on nii kiire ja kogu aeg pall liigub, ma ei tea, kas on üldse realistlik, et ma lihtsalt tahan, et nad mõtleks midagi selle perimeetri kaitsega välja. No võib-olla selleks hetkeks, kui see saade eetrisse läheb, on All-Star mäng juba olnud. Mis on lõpeb skooriga 196, 190. Äkki tuleb 200 ära. Ei, ma pidasin silmas seda, et kui Curry võidab viskevõistlus niimoodi, et ta ei eksi ühelgi viskal, et siis tuleb mingi 4 punkti ja finaalis, ma ei tea, Lillard. Ei, 4 punkti joont ei tule. Ma ei imestaks NBA-s. Ei tule. Nad siis läheks statistika nulli. Ei, nad ei taha Chamberlaini ära kaotada, seda saab ju, seda 100 punkti, seda lehte saab igavesti. No Luka oli juba 73-ga. Ja, no kohe ju ei ole palju puudu. Et kõik ütlesid, kohe tuleb 100. Ma ise panin enda jaoks ritta nagu mingid asjad, mida ma tahaks näha, et kas tuleks tagasi või siis kaotatakse ära mingi jura, mida ma praegu pean vaatama ja mõningad asjad siis. Esiteks handshake tagasi full motion, nagu nii palju kui võimalik. Nii nagu ta oli kunagi, pangedased tagasi. See perimeetri teeks korda, no? Ta ei teeks päris korda, et perimeetril nad tegelikult muutsid see sama, millest Otto nüüd rääkis, see katete teema, eks ole. See on nüüd üks kõige olulisemaid momente on selle kolmeste volüümi juures just. Aga handshake samamoodi, sest et see handshake käib nagu käsikäes natukene ka selle kuradi silindriga, mis nüüd on, et see jalgad alla ei tohi minna ja ma ei tea, mis iganes on. Sest kui sul käsi peal on, siis ta läheb ülesse, siis ongi see konflikt nagu selle vahel, et ta on siis silindris ju. Et see ei töötaks nagu, see silindri ja handshake ei tööta nagu koos oma vahel. Et seal kohal midagi peab muutma selliselt, et see kuradi perimeetrilt siuke pommitamine ära kaoks, eks ole, et tõmbaks seda volüümi tagasi sinna, ütleme, 20-sse, noh, 10 aastat tagasi keerame selle kella, eks. Visake sama hästi, palun väga, aga paneme need sinna. Siis see oleks ühed võtmed, mille ma kaitsetele annaks. See muudaks mängu huvitavamaks selles mõttes, et nad on sunnitud siis sisse minema. Ja Lamarcus Aldridge'id tulevad uued jälle. Siis mina põhimõtteliselt korjaks selle kaitse 3 sekundit üldse ära. Et las nad mängivad siis maa-ala. Et andke neile võimalus maa-ala mängida. See on nii lihtne. See kes kossu mänginud, Erki teab, et tegelikult maa-ala on füüsiliselt raske mängida ju, eriti kui see... Oleneb millist ja oleneb kellega sa mängid. Aga see oleks nagu lisavõti ja see annaks selle suurele mürakarule nagu võimaluse seal passide oodata, tulge pange postrile mind. No Porzingis jääbki siis sinna põhimõtteliselt? Ei, ta ei jää sinna. Kuidas ta annab võimaluse juurde, kui väga palju tiimi mängivad 5 snaipriga väljakul? Ja, aga samas on see, et nad ei saa praegu üldse maa-ala nagu võtta, et seda... Ma ei tea, post on pidevalt maa-ala vahet. Ja, see on nii-öelda see zone. 2-3 zone. Ja, aga seal ongi see, et nad ei tohi seal 3 sekundi alas nagu lörkida selleks, et keegi saaks sinna sisse rünnata, eks. Et ma võtaks ära selle tagant ja ma võtaks ära natukene ka keskelt. Kui see 5 snaipri teema vaata on, siis see tõmbab muidugi suure mehe alt välja, ta ei saa seal passida, eks ole, et nad peavad siis liikuma natukene. Aga kui sa võtad tagant juba ära, siis see snaiprist ei ole sittagi kasu, sellepärast, et kui tal on käsi peal kogu aeg, mis asja seda teeb siis, eks. Või ta ei saa kattest joosta nii, nagu tahaks. Üks kõige asju, see jooksuvärk, ma lihtsalt ütlen, et sellega ei tohi liiale minna, et noh, kuradi 5 sammu nagu õlg teise mehe kuradi rinnakorvis, eks ole, noh, see on raju minu arust, see on jamps täielik, eks ole. See, et ründemängijal on kõik lubatud ja kaitsemängijal ei ole mitte midagi lubatud, eks,
sa ei tohi nagu kätt külge panna, aga tema võib joosta õlaga sul ribid puruks niimoodi, et tema saab minna ja panna tongi ja sina oled seal publikus samal ajal. Ja see kõige suurem asi, mis juhtuda saab, see on veel kaitsemängija viga kõige lisaks, siis see tegelikult ei ole ju tegelikult normaalne, see tähendab seda, et kaitsemängija ei tohi mitte midagi teha, eks ole. Sest jumala eest, et mingisugune andeta kumbo seal viga saab, see tšekk käis praegu ühe mehe pihta kogu see kuradi jutt. Et tegelikult see kuradi Kreeka tank ei oska korvpalli mängida. Seda saaks palju lihtsamalt saaks selle kõik teha. Mina tooks selle reegli tagasi, et kuna NBAs on kõik viskajad, kõik mehed suudavad visata, siis ma tooks selle tagasi, et kui sa esimese vaba viske eksid, siis ongi niimoodi, et läheb lauapalli peal, teist vaba visat ei saa. See on liiga 80. Miks? See hoiab mängu sama kiirena ja see selekteeribki ära need, kes ei oska vabasid visata, see sama Zinudžianiselt, see kärbib oluliselt tiibu. See annab sama, kui tahad mängu kiirena hoida, siis pane see, mis see ACB praegu teeb, see, et kohe otsaudist sisse, pauh, ilma kohtuniku palli puutuma. Mäng on niigi kiire, nad ei taha, et lihtsalt... Kui see tehti, see oli päris naljakas, vennad paniku. Aga ma tulen nüüd iseenda jaoks võib-olla kõige rohkem närvidele käivama asjaga. On see, kuidas loetakse 2+1 ära põhimõtteliselt nagu. See on minu jaoks muutunud kuradi absurdi teatriks juba. Selles mõttes, et mis käder, kurat, kui sa oled viskel, mitte sammudes, viskel. Ei, aga sammudest sa lähedki viskele, kui sul on, see on väga oluline, kui sul on esimene, kui sul on esimene samm... multifilm, kuradi, nagu Simpsonid on see. Kui sa oled tast juba möödas, kui sa oled tast möödas, või sa oled taga õlakuti ja sa oled esimesel sammul, sa oled juba tast kiirem olnud, siis kui sa paned ära, siis on 2+1, peab olema, see peab olema. Näem, ma teen nii ja sina kõnnid veel 2 sammu. Kurat, mängi paremat kaitset siis, kui sa pead mulle niimoodi tegema. Jaa, aga nad ei tohi teha seda, siis on ju kui siis tark mängija ei teegi, las viskab sulle 2 punkti kogu lugu, noh. See on rumal asi, mida lubatakse, see on nii kole esiteks. Ei no on, las ta viskab sulle 2 punni ära, ei ole, mis sa teed. Ja siis kõnnib üks mees, 1-2 täiesti vabalt korvi alla ja paneb aga kui sul ongi Giannise sammud, et sa saad poolelt väljalt seda sammudest. See on täiesti absurdi teater, see ei ole viskele minek, täiesti pekkis, ta ei ole nagu, tal on korvpall selle koha peal, noh. Ei, sellest ma saan tegelikult aru. Kui ta on liikumises. Sest et see võtaks 10 punkti igas mängus laks ära kohe. Sellega ma mõnes mõttes... Luka ei oleks elu sees, sul kuradi 73 visanud nalja teeda. Seal on see tõlgendusruumi mingi praktika, vaata, kuidas nad neid võtavad ja see asi ka vaata, kuidas nad vahel loevad selle viskeliigutuseks või mitte, et vend teeb umbes mingi viskeliigutuseks ju. See sõltub, mis nimi sul selja peal on. Jah, just, et see staarivile ja kõik sinna juurde, eks. Et kõik need variandid, mis te rääksite, need on valiidsed nagu soovitused, aga minu küsimus pigem ongi, et millises vahekorras ja kui palju korraga neid üldse katsetada, kui üldse vaata, et kas sa võtad ühe kaupa või nagu sa tõid näite, vaata ühe asja sa teed, siis tuleb see silindriga konflikt kohe, et sa pead ju teise asja ka veel siis tegema, et sa pead need asjad kuidagi komplektina peale tulema ja siis peavad sulle veel kohtunikud ütlema, kes seal keelvestil jooksevad, kas nad jaksavad üldse seda olukorda näha, vaata ja selle silindriga konfliktil on oma teema, et ma pean ju sel hetkel, kui ta viske ära suudab, ma pean hakkama seda viskajat blokeerima. Ehk siis jälle nokk lahti saba kinni, et kust maalt on see, et võib-olla ta hüppas nii kõrgelt, tal maadumine võtab aega, aga ma olen juba selja või ma näoga blokeerin. Jah, et kuidas sa teed seda, pead seljaga tema pool olema või ma ei saagi aru. Et jah, kuidas sa kaitsed, praegu sa ei saa kaitseda kolmese viskamist ühesõnaga. Et see handcheck võtab ära nagu selle liikumise, eks ole, ja vabaduse, aga vabaduse üles minna ja visata, seda ei võta mitte miski ära nagu. Kuule, päris palju on ikkagi mehi, kes paneb blokke nendele snaiperitele. Ja, aga see on nagu nii keeruliseks tehtud. Seal on teine nüanss. Sa pead olema kehaliselt üle tõenäoliselt, et pikema käega. Ma pakun välja lihtsalt selle, te võite ümber lükata, et on lihtsalt see, et enne oli nagu seda, et kui seda silindri teemat ei olnud, siis vennad mängisid selle peale, et ma jõuan hüpata talle, aga nüüd sa ei tohi minna, sa pead kohe seal olema, vaata, sa ei tohi mujal olla abis, vaata. No aga päris näo ees sa ka, sa ei saa minna otse üles ja otse maanduda, samal ajal veel koppa panna, eks ole, siis pärast keegi ütleb, et su käsi kuradi ütleme otsena, see ei ole meeste mäng niimoodi, noh. Ja, ei no seal on vahest meeste mängus saadakse haiget, noh. Aga fakt on see, et sellest räägitakse. Siis ongi see, et Giannis teebki meeste mängu, et ongi mõnel seal ribid natuke kätki. Ja, aga samas on see, et teine ei tohi, mitte midagi teha, ta peab olema käed selja taga ja laskma seda teha. Selle meistrid on ka olemas. Ta ei tohi nii teha. Kyle Lowry ja kes need meistrid on, oskavad ennast ette sättida, vaata.
see on omamoodi. Ja siis seal on see, et mõlemad on pikaliaine ja siis kohtunik vaatab, kumb siis nagu on kõve mees, kellele see vile läheb nagu. Mingid asjad, mis tuleb ära märkida, seda ei taheta kunagi teha, vaata, et kohtunikud on hakanud neid jookse võtma rohkem NBA-s, see on nüüd viimase paari hooaja. Shout out Jordan Poole. Eriti pingi meestele. Siis need igast kandmised või need Iversoni liigutused, neid väga ei taheta näha, eriti seal on ka natuke kohtunike käekiri, vaata, mõni laseb, mõni ei lase, vaata. Minu arust ongi üks praegu NBA suurem probleem, ma ei tea, kas ründe nagu plahvatus on suur probleem, ma ütleks, et pigem on see suurem probleem see, et erinevad kohtunikud nagu triod või kvartetid vilistavad mänge väga eri moodi ja siis mängijad ei saa aru, fännid ei saa aru, kohati ei saa küllap ka isegi treenerid aru ja et ei saa aru nagu milliste reeglid on ka täna mis on täna lubatud. Jah, mis täna on lubatud, et nagu kui Darko Rajakovitš tegi ka oma legendaarse ränti selles mõttes, et nagu ühes mängus on mul see lubatud, see kaitseskeem, järgmises mängus pole, no mida ma siis ütlen meestele? Jaa, aga samas on jälle see, et see on nüüd, tegelikult see ei ole nagu õige ränd, mis sa ütled, sellepärast, et noh, siit ütleme kodune korvpall näiteks on ja sa pead arvestama nagu sellega, et siin nad vilistavad sind ühtemoodi, Lätis teistmoodi ja kui Graamo läheb kuskile Hollandisse mängima näiteks, siis vilistab seal see kolmandat moodi. See on lihtsalt see esimese veerandaga pead ära tunnetama, mis seal siis toimub ja tegema vastavad muudatused. No et seal on jah, et on vaja see õiglane koht, vaata, kust ära tundma, et et Rajakovitš selles mõttes tegi ka õigesti, ta ütles, et see ei ole ainult selle mängu põhjal, vaata, et kui mul käivad vaata need võistkonnad siin, siis ta tõi need vabavisete volüümi võrdlused, eks ju. Et seal tõesti, ja siin me vist, sa saate garanti teha Lakersi tema point oligi see, et tema tiim ei saanud joonele ja tema staar ei saanud staari vile, aga nüüd ongi see, et kui on esimese vaba viskepäed mööda, siis LeBron saabki kuule, see probleem lahendati ära ju, nüüd sai see All-Stariks ju see sai küll, aga mul oli nagu see iva, et mida mina tahaks näha, ma tahaks natukene rohkem tööd ja rassimist näha ja ma tahaks näha seda, et kaitsemängijaid hinnatakse natukene rohkem liigas ja et neile antakse rohkem tööriistu, et oma tööd teha. Ja siis hakatakse taipama, et see polegi enam päris nii, et üle ja peale. Esimene muudatus, mis teeme, võtame Jordan Pooleilt 5 milli palka vähemaks ja KCP-le 5 milli juurde. Absoluutselt, KCP on päris hea viskaja ka. Mina ütlen, et Bruce Brownid siin maailmas hakkaks palju paremat raha teenima. Juba praegu teenivad tegelikult päris korralikult. Aga ma ütleksin selle peale ka seda, et see 2+1, 2+9 millest kõige suurem häda on selle ründeplahvatuse juures see, et üks on see perimeetrikaitset on raskem mängida, aga teine mure on see, et kaks asja isegi ütleks, et üks asi on see, et natukene liiga palju on seda, et ründemängija, kes on justkui nagu paremas staatuses, on niisugune staari väärine mängija, läheb, on kinni ja siis kuidagi nagu jookseb mängijasse sisse ja siis kuidagi viskab mingisuguse eriti kas see oli vise, mis asi see oli tegelikult, see ei olnud vise ka, see oli lihtsalt mingisugune häda asi ja antakse nagu vile talle, et see nagu asi, mis nagu minu arust nagu Chris Paulilik mäng ei kõlba NBA-sse. Eriti jääb see silma siis, kui on rünnaku lõpuni ala 5 sekundit. Jah, ja siis ta paneb mingi Hail Mary ja siis nagu mingi läheb mängisse kontakti ja siis mingi ja siis on nagu mingi antakse vile. Eriti kui sellel kaitsemängijal ei ole selja peal ala starteri nime. Muuseas, üks shoutout ja kiituse poolelt see floppimine, kuidas neid tõmmatakse maha praegu. Et see ei ole veel paigas, vaata, nad ei oska seda kõike vilistada, aga mõnikord, kui nad võtavad selle mingi panso maha, see on ikka päris naljakas. See on tore. Aga ja teine asi on see, et kohati on see ikkagi nagu lahendamatu suur hästi filosoofiline mure enda jaoks, et mitte mure tegelikult, vaid pigem debati koht. Et see kolmes asi jääb nagu nii püsima, et isegi kui sa annad kaitsetele rohkem relvi juurde, see jääb püsima, sest NBA mängid on seda harjutanud, seda kolmest juba nii heaks endal, et nagu see, ma ütlen, et jah, see protsent või see volüüm võib-olla natuke langeb, aga ta ei lange oluliselt, sest endiselt see 3 on oluliselt suurem number kui 2. Et mina olen väga kindel, et isegi kui sa paned reeglid kõvasti juurde kaitsetele, see kolmeste volüüm jääb püsima. Jaa, aga see kolmeste volüüm oleneb Excelist. Kui su protsent hakkab langema sinna, kus kahene on efektiivsem, siis võtab treener kohe ette, ütleb, kaheseid. Ei, see ei ole Reformierakond ja Excel, see on see, et kui sul on viskajad on viskajad. NBA-s on ainult Excel praegu, ainult puhas Excel, kuulama sulla intervjuud, see on puhas matemaatika. Aga probleem, sellepärast ma sulla ei võidagi. Probleem on selle,
kas sa ei vaadanud seda tabelit, kus ta asub praegu? +6 jaa. Probleem on selles, et kui see 3 langeb ka 2. Langeb ka 2. Ja langeb ka vabavise. Ei. Seal on niimoodi, et ei pruugi. Miks ta ei pruugi? Sellepärast, et nad on sunnitud, kui sa võtad perimeetri maha, siis nad on sunnitud sisse minema, kus keskbossi vise hakkab hinda rohkem minema. Ehk siis sinu sai Gilges siis hakkavad veel rohkem MVP-sid saama. See puhas, tähendab see matemaatika, mis käib NBA-s seal Excelis, mis kellelegi on lubatud või ei ole lubatud, see on lihtne matemaatika lihtsalt. Kui sinu efektiivsus 3 joone tagant on parem kui sinu 2 vise, siis sul kästakse panna 3 peale, sest et su protsent lubab seda, see tulemus on 0, midagi parem, palun väga, pane 3. Ja selle ekstreemsus oli see Houston, eks? Jah, nii, ja kui see kukub ära sealt, siis paned keskbossi, et paned 3 ainult... Tegelikult sa tahad näha, olgem ausad, sa tahad näha seda, et keskboss tuleks tagasi natuke rohkem. Ei, ma DeRozanid ei taha rohkem nagu. Okay. Aga ma tahan näha, et nad töötaks selle nimel, et rohkem, et kui nad seda praegu teevad. Okei, võib-olla vaata see Luka Doncicit ja siis seal on nagu see tsirkus on nagu liiga Mickey Mouse minu jaoks. Siin ma muidu pean kinnitama, et selle koha pealt, et kui sa vaatad neid viskegraafikud, kus sa näed seda tihedust nagu nii, et keskelt on nüüd tühi, on läinud alla rohkem viskeid, kust on protsent oluliselt rohkem ja siis 3 taha, eks ju, et nüüd ongi nagu, see ongi, mis selle mängu võib-olla on tekitanud selle tühja tsooni sinna vahele, aga see on tekitanud ka nüüd teise asja, kuna kõik on kolinud siia 3 ja 2 peale, siis DeRozanil seal vahel on nii palju ruumi, mitte ükski kaitse seda ei kaitse. Jah, aga samas on see, et nagu kas ma tahan päris näha seda korvpalli, kus Kobe Bryant nagu 3 kaitse vastu pani hullusid peale, eks ole, kuskilt keskpositsioon, no tegelikult seda rassimist ma ka ei taha näha. Kas ma tahaks näha, kuidas Shaq O'Neal võitleb nagu rajult ja füüsiliselt Olajuwoni vastu? Kurat, seda ma tahaks küll näha, eks ole. Selliseid mängijaid ei ole väga. Jaa, aga seal ongi see, et mis asju ma näha tahaks, eks ole. Aga miks mitte näha seda, kui Jet ja Wemby laavad 3? Mis selle sada on? Normaalne. No ladugu. All-Star mängul peab nüüd selleks ajaks on see olnud, ma arvan. Me oleme juba seda näinud, kui see eetris on. See pole ainult 3, nad teevad step-back. Nad teevad kõike. Nad teevad blokke, nad paavad tonke ja nad teevad veel center guardi ka. Ja mis on see sinu, mis sa rääkisid, et see liikunud allapoole, see tulebki sellest, et lubatakse seda õlaga kehasse, sõidad kaitsemängija korvi alla välja ja paned ise nagu alt ära, ongi kõik nagu. Luka kasutab seda jõhkralt. Ja mõtle, mis Shaq oleks praegu teinud siis. No, tal on raske seda, tema ikkagi oli tagurdaja, et see, kui tema paneb õla kellelegi ribide vahele, oi. Mõtle, mida Shaq peab kaitses tegema. Mitte midagi ei saa teha. Mõtle, kui palju ta peaks jooksma. Mitte midagi ei teha, Jah, ta peaks jubedalt jooksma. Sest ta peaks istuma väljas kuskil perimeetril mingit kuradi jetti kaitsma. Shaq, Steph Curry taga ja oleks väga naljakas vaata. Kus sa lähed? Aga hold your horses! Kuulge, meie andunud kuulajad ja vaatajad, äkki kirjutate meile ka kuuesigat@gmail.com, millised reeglimuudatused teie tahaksite näha NBA-s, mis põhjustel, loeme need ette. Ja teine asi, öelge, mis on teie valu läbi, et kust kohast need punktid skoori mõttes, et kui palju see mänguskoor on selline, mida sulle meeldiks vaadata või meeldib see Mickey Mouse, mis praegu on, või siis ja teine asi, kirjuta, kas sinu arust on väärt need punktid, mida me siin oleme viimaste nädalate jooksul näinud sama palju kui need punktid, mis on visatud varem? Ja ma loodan, et kõik meie kuulajad, kellele meeldib NBA, eks saavad aru, et NBA ja Euroliga jäävad alati väga erinevateks liigadeks, jäävad praegu, jäävad edaspidi, et NBA ei tule sellest oma ründe ratsult maha, kui see toob nii palju raha. Aga koostöö majanduses suureneb ilmselt? No jah, ilmselt, võib-olla mitte. Aga ma arvan, et on hea paslik aeg võtta saade kokku, me oleme siin juba üle poole tunni lobisenud. Kuidas selle kokku võtad, seepärast, et mina sinuga ühel nõul ei ole. Võtame selle kokku niimoodi, et Coolbetis panustage üle skoore, sest et skoorid tõusevad. Tõsi, kusjuures see on hea point, et kusjuures nüüd see saade läheb eetrisse, siis hakkab see
aeg, mis on peale All-Star Weekendit, ehk siis nad hakkavad kurat ragistama seal. Aga ei, tavaliselt on ajaloo viimase 10 aastaga on niimoodi, et need skoorid tõusevad märtsis-aprillis kõvasti, nii et Erki soovitus on päris hea, pange over julmalt skoorida, eriti Atlanta Hawksi mängudele. Sott 50 ja Indiana Pacersi omadele võite ka panna. Ja Pacers siis Kallalile silmad särama, kui saab rünnata. Ja eriti mingi tiipennustajad, et kui tabate ära, millal Pistons oma 7., 8., 9. võidu saab. Või 10. võidu, pikalt ette. No Simone Fontecchi on neil juures. Jaa, Fontecchi on juures ja võib-olla selle saate hetkeks on juba kurat seal kõik juures. No ta on starter seal juba, ma arvan, selleks hetkeks. Meie saate, kui ta läheb lõpuks eetrisse, siis on juba All-Star mäng toimunud, et tõenäoliselt, et ennustame siis ka, no kes võtab All-Star siis mängu hiilgus endale, kellest saab siis Kobe Bryanti auhinna vääriline mees. Ma täitsa mõtlen, et need vanameistrid, ma arvan, et LeBron mängib vähe, Durant mängib All-Star Game MVP. Ei, oota, aga me ei ole see mäng nüüd, kui me hakkame nüüd ütlema, ja kui All-Star MVP-d on suht lamp ennustust, iga üks sellest 12 meest võib selle saada. Heal päeval, okei, ja Pantsero ei või. Ma võtan mürki, kui Sheikil, kus Aleksander võtab selle trofee endale, ta ei ole see mees, kes ma imestaks. Mina ütlen, et kui see on, siis on see kas Halliburton või Edwards sel aastal. Jaa, aga Shai, miks mitte, kui ta võtab 10 viset, paab 9 kotti. Edwards juba ütles, et Chris Finch on selle lääne tiimi treener, et Edwards ütles, et Finch juba Shai võtab mitte ühtegi midrange viset. Ja tead, kes veel ei võta või? Jokitsi võtta kindlasti seda. Teda Jokits vaatab pingil hobuste võidu vähemist. Mina ütlen, et võidab Edwards. Ma panustaks ka sellele. Oota, kas Edwards sai põhimehena sisse või vahetusega? Vahetusena. Vahetusena, et no siis võib sama hästi ka Scotti Barnes vend olla, no. Et no lihtsalt läheb käima. Tõmbame juhtme seinast välja, aitab küll, nagu siin hakkab nagu jutt lobaks muutuma. Olge tublid ja tšau. Tšau.